Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 1. kuni 7. juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Ohhohoo. Nädal algab teil siin armastajate kaardiga. Armastajate kaart on valikud. Ta räägib valikutest, unistustest selles mõttes, et mida või keda inimene tahaks ja siis sellest, mis on nagu olemas. Et kas püüelda oma unistuste poole või leppida sellega, mis juba on. Siin on edasi tuleb Hermiti kaart. Hermiti kaart on minu jaoks selline enesesse süüvimise kaart. No selge on see, et tulebki endasse süüvida, kui vaja on teha valikuid. Ta on nagu aja mahavõtmise kaart, iseendaga olemise kaart, aga tema positiivne joon on see, et kui nagu natukene ollagi vakka ja kuulata enda hinge või sisehäält, siis tegelikult tulevad ka need lahendused. Ma olen alati rääkinud seda, et nagu lamp hakkab peas põlema, et istute seal oma pimedas toas ega oska teha valikuid ja siis tuleb keegi ja paneb tule põlema ja te näete asju selgemalt. Ja Hermiti kaart just selline ongi, et istute seal vaikselt ja mõtlete ja kuulate ja see lahendus tuleb nagu iseenesest. Hakkabki teile, tuleb nagu selles mõttes see selgus, et mida teha või kuhu suunas liikuda. Edasi tuleb siit mõõkade 8. Mõõkade 8 on lõksus olemise kaart. See on tunne, et te olete lõksus. Teil tuleb see valik teha, aga te tunnete nagu, et see valik on nagu teile peale sunnitud. Te ei tahaks nagu üldse valida ja saate ka sellest aru, et edasi liikuda ei saa, kui valikut ei ole teinud. See lõksus olemise tunne on tegelikult petlik. Te olete silmad kinni pannud ega taha näha. Aga tegelikult, kui te silmad avate, kui sama lamp teil peas põlema hakkab, siis te näete ka seda väljapääsu. Te näete, et te tegelikult ei ole lõksus. Edasi tuleb mõõkade 3. Mõõkade 3 on südamevalu kaart. See on südamevalu kaart lähedaste inimeste pärast. Sellist südamevalu põhjustavad meile ainult kõige lähemad inimesed. See on kas lapsed, elukaaslane, ma ei tea, ema, isa, keegi meie väga lähedane inimene võib sellist südamevalu meile põhjustada. Edasi on siin alumises reas on saatusratas. See kõik siin kuidagi nagu käib omavahel kokku. Et saatuse ratas ongi see ratas teie enda käes, see on teie saatus, teie elu. Nii kuidas te seda pöörate, niimoodi ta ka läheb. Et ongi valikud, on see mitte tahtmine seda valikut teha, panen silmad kinni, ma ei tea, ma ei oska ja ma ei saa. Tunnetegi ennast nagu lõksu aetuna. Aga see valik tuleb teha. Ja mure selle lähedase inimese pärast, aga siin all on veel 2 mõõkade kaarti ja need räägivad seaduse hästi tundmisest. Et kui teil on näiteks mingi probleem seal seadusega või mingite lepingutega, siis siin all on mõõkade baas ja mõõkade kuningas. Nemad on väga head liitlased, sest nemad on seadustes ja paberimajanduses väga targad. Nemad näevad need knifid ka ära, kui keegi kusagile on märkinud midagi pisikeses kirjas. Siis nemad seda märkavad, et nad on nagu igasuguses asja ajamises, olgu see siis kusagil mingite kohtutega, advokaatidega, kas või töölepingutega, mingid vaidlused, mingi muu paberimajandus, mis üle pea kasvab ja millest ise läbi enam ei näri. Siis nemad on nagu väga ideaalsed abilised selle koha pealt. Nad on targad ja nad on ka väga
läbinägelikud. Et vot sellised kaardid mulle millegipärast tundub, kui ma neid kaarte vaatan, et see mure lähedase inimese pärast on ka kuidagi seaduse või paberitega seotud. Mina ei tea, kallid vähid, mis teie elus toimub. Ma näen ainult seda, mida kaardid selleks nädalaks räägivad. Vaja on teha valik. Ma loodan, et te leiate endas jõu. Esiteks ennast kuulata, sest vastused on teie sees olemas. Teiseks, et silmad lahti teha ja seda lahendust näha. Ja kolmandaks, et kui te ise ei suuda läbi närida sellest paberimajandusest, et te siis leiate endale need targad abilised ja eks meie saatus ongi meie kätes. Me ei saa teiste inimeste elu elada, me võime nende pärast muretseda. Aga enda elu peab ikka igaüks ise elama ja enda valikud enda elus tuleb ka ise teha. Ja kindlasti me ei vastuta teiste tehtud vigade eest. Vot selline lugemine tuli teile, armsad vähid. Ei ole kerge nädal, ma ütleksin teil tulemas. Loodame, et järgnevad nädalad tulevad rõõmsamad. Ka midagi hullu siin ei ole. Pisukene südamevalu ja natukene valimist ja saatus ongi teie käes. Leidke endale need õiged abimehed ja saategi kõigest üle. Vot siuke lugemine teile siia juuni algusesse. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles. Võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.